mina olen siin selleks, et seista selle eest, et Eesti, kus meil on olemas mets, puhas vesi, vaba maad ja inimesed, kes on väga nutikad, et seista selle eest, et Eesti jääks alati iseseisvaks, eluterveks ja vabaks riigiks. Sellepärast, et Eesti ühiskond on jäigastunud. Tähendab, minu jaoks, ma olen nõukogude aja inimene, ma tean, mis nõukogude ajal oli ja sisuliselt on praegu eksisteerib samasugune süsteem. Minu unistuseks oli, et kus riik on üles ehitatud nagu perekond. Praegune riik on üles ehitatud nagu firma, nagu mõisa. Eesti peab oma tee ise leidma just nimelt läbi selliste kodanikuühiskondlike lahenduste, põhineb usaldusel ja poliitika peab tootma usaldust ja sidusust inimeste vahel. Siis oleme nagu õigel teel. Me ei saa seda vabadust võtta kui iseenesest mõistetavat. Igaüks peab andma oma panuse. Emana, kelle üks laps läheb kohe kooli ja teine juba käib koolis. Ma ei ole rahul praeguse hariduspoliitikaga mitte. Ja ma tahaks midagi selleks ära teha, et see muutuks. Ma olen õppinud ise õpetajaks ja ma ei ole õpetaja, sellepärast et mulle ei meeldi tänapäeva kooli süsteem. Siuke negatiivne värk siin, et siin siuksed need kõrtsud ja need ongi see Võru tulevik ja mul on endal ka 3 last ja siis ma vaataks, et midagi on vaja ikka vastu astuda. Ühiskonnas on kadunud julgus välja öelda, mis on valesti ja julgus ka selle vale vastu tegutseda. Et me peame tagasi saama selle tunde, et see riik on kodanike jaoks, mitte teatud väikeste kildkondade jaoks. Et esimese ärkamise aja juures ma ei saanud olla, vabadussõja juures ei saanud ka olla, aga 86.–7. aastal oli võimalus juba kaasa lüüa ja aidata seda, kuhu me tahtsime jõuda. Ja võib-olla olen täna siin sellepärast, et kuulutada või olla 3. ärkamise aja juures, mis peaks nagu tegelikult siis viima kuskil nagu välja. Neid selliseid termineid vaba isamaa ja kodanik, siis ma usun, et need käivad kõik minu kohta, et ma tunnen ennast täiesti vaba isamaalise ja kodanikuna. Aga mis asi see on, mida üldse, mis ühte inimest seob tema riigiga või selle kohaliku omavalitsusega? Et kas see on ainult see süsteem, et me maksame oma maksud ja laseme riigil siis need laiali jagada, aga kui me näiteks ei tarbi mitte mingisuguseid riigiteenuseid, peale selle, et me sõidame mööda riigiteid, mis asi see on, mis seob kodaniku oma riigi? Ma näen, et lapsed ei saa vanematega kokku, vanemad ei saa lastega kokku ja kui halb on, et vanemate eest ei saada Eestis hoolitseda, need on nagu maha jäetudki. See on halb lugu. Pimedadki ei saa vett tuua ja mida iganes, mis ma Petsermaal näen. Usuõpetust ka nagu kooli ikka ei tule. Inimene ei tea, kas võib parastada ja kuidas võib parastada, mida iganes. Kuivõrd vähe arvestatakse, kas või õpetaja kui kodaniku seisukohta, võtame näiteks kas või Võru linna hariduskorralduse mingite otsuste vastuvõtmisel. Ja teine mure on väikeste, täna veel hästi toimivate väikeste maakeskuste tuleviku suhtes. Inimeste kaugenemine ja võõranemine tõesti, et kuidagi tundub, et see põhja värk, et see kõik läheb meist nii kaugele ja me ei saa enam üksteisest üldse kuidagi aru. Ja muidugi see ka, et kuidagi tundub viimasel ajal, et nii palju võetakse sõna selle peale, et õpetajad on kõik väga kurjad ja halvad ja tööd ei taha teha ja lihtsalt laisklevad. Et see on hämmastav. Need, kes otsustama hakkavad, need enam ei kuule. Et see samal hetkel see kuulmine kaob ära, nagu niikaua kui valitakse, niikaua küll kuuldakse, aga pärast tuleb nagu see kurtus peale. Aga tahaks, et ka Nahakülas oleks võimalik lapsel koolis käia mõistlikul kaugusel ja antud hetkel võib-olla hariduspoliitikast kõige rohkem see maa põhikoolide rahaline surnuks kägistamine on tegelikult kõige valusam. Võin teile ütlema, et on 2 põhiväärtust. See on perekond ja see on kodu.
no kolmandaks gümnaasiumi juurde. Ja mina pooldan maagümnaasiume ja ma tahaks, et oleks kõik meie Eesti olusid ikkagi tasakaal. Seista ikkagi selle eest, et meie lastel oleks võimalik oma haridust saada kodulähedases gümnaasiumis ja võib-olla tahaksin saada täna ühele võib-olla sellisele mõistele vastust, et mis ikkagi on see hea haridus. Ma ei ole seda definitsiooni tegelikult veel ikkagi. Eesti ühiskond on kastistumas. Ta ongi juba kastistunud. Kagu-Eesti ongi üks kast juba valmis ja läbi haridusmaastiku püütakse seda kasti me ikka jätta. Ja teine asi, mille ma sisse toon, on sõna küüditamine. Ajalooliselt teada tuntud sõna ja nüüd siis hakatakse meie lapsi küüditama. Ma ei tea kuhu ja ma ei tea miks ja kes seda teha tahab ja mille nimel. Eesti riik peaks olema Eesti rahva jaoks mitte vastu.